Kutsu ei saa panna enam või? Ei, see on täiesti täis. Kutsul on kõht nii täis juba. Ma panen siia kõrvale. Panen kõrvale. Nii armas Kutsu. Ja sina oled ka nii armas, et sa Kutsule tahad süüa anda. Oleme jõudnud enda esimesse sihtkohta, milleks on Saksamaa. Oleme külas Tõnu õel, kes ise tegelikult hetkel on praegu Eestis. Nii et me oleme siin praegu täiesti kahekesi. Ja see on meie selline väikene vahepeatus enne Horvaatiat. Jõudsime just siia, vahetasime riided pidžaamakate vastu. Mul on selline mõnus Tõnu särk, Marvini särk. Ja teeme muidugi mõnusat hamba alla, naudime, puhkame lihtsalt niisama. Ja homme läheme uudistama seda kohalikku kanti siin natukene, sellepärast, et meil on selline vaba päev siin. Ja siis juba üle homme sõidame Horvaatia poole. Et jah, hullult mõnus ja hubane on siin. Muidugi oleks tahtnud, et Maarja, Brett ja Saasiukas oleks koos meiega siin, aga eks me tagantjärele tähistame nende uut kodu, mis on super mõnus ja hubane, nagu alati. Vastuvõtt on mõnus isegi siis, kui neid ennast siin koha peal ei ole. Njom, hakkame sööma mõnusat pitsat. Ja siis sööme purgitäie neid ära. Tegelikult võiks võistluse teha, et kumb meist rohkem jõuab ära süüa neid. Ma arvan, et ma olen tegelikult suht tegija. Ma ei tea. Mul on ju vahepeal niimoodi, et ma talun vürtsi natuke paremini isegi kui sina. Nii ilus vaata suhkar, kui suhkarumehi on siin vist kogu aeg vaata, mis siin on. Nii minukal värvide mäng siin. Mis siin on? Oi, tühi! Oho! No, mis siin? Oi, siin on sugar. Vaata, siin on mingi äge lapats. Mee? Mett ei ole see. Ei ole? Ma arvan, et siin peaks olema mesi ja küll see tekib siia. Tänase kohta veel huvitav selline nüanss. Proovi seda. Ja lõhnab. Nagu roos lõhnab, roosid. Nimi on Ruby. Täiega nagu roosi maitse. Nii hea. Marja lõhnab. Tänase kohta hea veel üks selline huvitav nüanss, et kui me mõtlesime, et meie takso tuleb tund aega pärast maandumist, siis tegelikult taksojuht juba ootas meid lennujaamas ja koos nimesildiga. Ehk siis me saime Tõnuga mõlemad esimest korda tunda seda, kuidas me tuleme lennuki pealt ja siis keegi sildiga seisab seal ja ootab meid. Et see oli meie jaoks nagu suur üllatus, et takso tuleb meile järele ikkagi nagu selleks ajaks, kui me maandume. Et me ei pea veel tund aega seal lennujaamas ootama. Ja ülisõbralik taksojuht Tinker Travel on selle siis firma nimi. Et kuna me ööbime lennujaamas suhteliselt kaugel, siis meil oli vaja taksoga siia kuidagi saada. Ja kuna meil oli selline suhteliselt hiline lend, siis tänu sellele ei olnud nagu ühistranspordiga ka võimalik kuidagi sõita. Et ja oli positiivne. Tinker Travel, Me ikkagi nagu hakkad mõtlema, kas takso jõuab õigel ajal ja kuna me lendame Horvaatiasse suhteliselt vara hommiku, siis mõtlesime ka, et ei tea, kas saab usaldada, kas tuleb õigeks ajaks järele, aga nüüd nagu mitte mingisugust kahtlust, et usaldus tekkis. Ja tänan vastu, et üli lahe.
ja ta püüdis meie kogu aeg hullult juttu rääkida ja selline hästi sõbralik ja viisakas oli. Aga inglise keel oli päris hea tal tegelikult jah. Väga tublisti rääkis. Väga hea oli jah. Tallinnas pole käinud, tuleb veel. Ütles, et tuleb või? Ja oligi see, et ta oli kohe teada, et me oleme Eestist pärit, sellepärast et ta oli selle numbri suunakoodi järgi vaatanud, et kui me helistasime, et kõne on Eestist tulnud, et nagu vau. Ja ta ei sõitnud isegi GPS-i pealt, aga ta õppis siis vist nii-öelda selle marsruudi pähe eelnevalt, et kuidas siia nagu sellesse kohta sõita, et nagu väga impressiv. Ta ei saanud seda loogiliselt teada ka sellepärast, et tal siia on kuskil mingi pea 30 kilomeetrit äkki lennamast, et inimesed, kes seal kandis ringi liiguvad, et päris nagu niisama ei tea lihtsalt tänava nimede järgi. Väga vinge. Väga lahe. Võt jah, alga siis. Peab õppima, mitte mojitosid tegema. On muidu? Mis see on? Münt on münt. Ära tundmatut taime näpi. Salvei. Salvei siis. Ma ei tea, siia on ananass. Ananass või? Kuidas ananassid kasvavad üldse? Kas puu otsas või ise maas? Või põõsas? Minu meelest nad ka puu otsas kasvavad ju. Ma ei üldse. Minu arust kasvavad maas. Nad jäävad kõigepealt tuleb taim üles vaata. Siis hakkab alt paisuma. Järjest tulevad. Lõpus on 5 kilo nagu arbuud. Jaapanis on midagi. Mina ei tea midagi teha. Teeme nüüd kiita sille. No teeme. Aga mitte väga kangeid, muidu sa ei saa õppida. No, ma ei tea. Miks sa korjad lehtedega? Korja juba varraga. Ma ei taha võtta kaua. Miks? Äkki ammustab. Läheb ikka. Kasvama läheb siis, kui sa jätad alt paar lehte. Ma ju õpetasin sulle korjama neid. Samamoodi nagu basiilikud korjad. All jätavad natukene. Mul targutaja olen. Mul taimeloog olen. Vaata, kui me oleks Katju praegu kaasas, siis Katjuloog oleks meile kõik öelnud, mis siis kasvab. On see salvei või pole see? Anna ma luusutan ka mõnda. Jah, see on ka piparmint. Eestlased peavad piparminti varastama. Saksamaa. Kalkarist. Kalkari. Kalkari. Õnneks neil on... Lähme liikuma. Oota, neil on seal veel. Õhtuks kutsutakse meile mendid, et me oleme siis vanade kodust piparminti varastanud. See on kananass või? Salvei. Mis see siis on? Seal ei ole siiski, mina ei tea, mis on. Mingi liivatee või mingi asi. Jah, liivatee. Lõhnab küll. Mis ta nii punane on? Võib-olla läheb selliseks. Huvitav. Väga huvitav. Lähme jah. Muidu hakatakse kahtlustama meid suures varguses. No võta. Nii. Kui keegi küsib, siis ütleme, me lähme sinna vanade kodusse süüa tegema neile. Me oleme dementsed. Ei saa midagi aru. Mis siin nagu tehakse? Siin all joogat või?